Raadio Elmar. Elmar üllatab. Ütle need nimed siis ka. Jah. Tere, kas ma räägin Katriniga? Jah. Tere, Katrin, mina helistan, Raivo on minu nimi, helistan firmast Hea Katus. Hallo? Hallo. Ja me teame, et teil just vahetati katus ära majal. Jah. Et saite ilusti enne lume saabumist veel viimased tööd tehtud ja nüüd on kõik nagu oleks hästi. Aga meil on selline probleem, et meie arust on see katus praak. Saate nalja teha või? Ei, ma räägin täiesti tõsiselt. Aga nüüd on siin väikene probleem. Me nimelt ei saanud teie abikaasat Indrekut kätte, aga kuna teie kontakt oli ka seal olemas, siis ma helistangi just teile. Nimelt seal oli selline asi, et ma ei teagi täpselt, mis seal nüüd oli, sellest räägivad meie töömehed kindlasti lähemalt, aga praak seal midagi oli. Aga väikene konks on selle asja juures, et ei tellinud töömehi meie firmast ja ma ei tea, kes teil pani või panite ise selle katuse? Ise panite. Vaat see on nüüd natukene paha asi, see tähendab, et me oleks nõus küll teil selle katuse uuesti panema või vähemalt teatud osad ära tegema, aga te peaksite selle katuse vähemalt ise ära võtma ka, selle praeguse osa vähemalt. Meil on kõik pandud. Mis seal praak oli? Enne nagu ei pandud tähele seda või? No võt, ma ei oska öelda. Kus te nüüd avastasite, et ta praak on? No meil käidi seal inimesed natukene vaatasid ja meil tekkisid väikesed kahtlused siin. Töömehed käisid siin ja aasta lõpp oli kiiraeg, saate isegi aru ja nüüd meil hakkasid need asjad liikuma. Ja nüüd on meil nüüd selline asi siis, et kvaliteedispetsialist oli meil, kes siin käis nädala algul ja vaadati asjad üle ja vaat see jama nüüd ongi see, et kuna te ei võtnud... Aga oota, ma mõtlen seda, et kui see spetsialist meil ei taha tulla vaatamises või? No ei, ta tulekski, aga seal ongi selline asi, et jama oli see, et ise panite selle. Tegelikult ma saaks kutsuda meie spetsialisti jutule ka, Tõnis on siin üsna lähedal. On teil paar sekundit aega? Ma kutsun on. Tõnis. Tõnis, tule, oled sa siin? Tõnis, tule siia. Ja kohe tuleb. Tere, Katrin. Tere. Head uudised uuel aastal või? No ma ei ütleks, et nii väga head need uudised just on. Oota, aga mis tal siis nagu praak ja mis ta hakkab läbi ajama või mis viga sellel on siis? Ta ei pea nagu absoluutselt niiskusele vastu, et need vahekohad... Vabandage väljendest, aga nüüd ma olen küll närvis, noh. Nii, et seal on oht, et võib hakata, need ühenduskohad võivad läbi hakata laskma ja siis need ühendused ei pea nagu vastu. Et see hakkab nagu selliseks pudedaks muutuma terve see katus. Et meil siin ühel inimesel kukkus nagu katus sisse. No õnneks praegu on asjad nii, et meil ei ole suurt lund veel tulnud ja tähendab, oleks siin nüüd suured tuisud, siis võib-olla oleks seal midagi juba juhtunud, aga õnneks on suhteliselt lumevaene see talv olnud, eks ta kannatab seal päris palju, aga tegelikult oleks hea, kui selle asja saaks nüüd lähemal ajal ette võtta kohe. Kuule, tead, ma helistan kas te muidu helistasite Indrekule või proovisite helistada? Jaa, me proovisime, aga... Ma ütlen talle, et ta helistaks teile selle numbril tagasi. Ma ei tea nüüd, mis saab, noh. Oodake, Katrin, ärge nüüd jumala eest närvi minge, nii hullud need asjad tegelikult ei ole ka. Tegelikult on ikka, kui te helistate, et katus on praak, me võtsime veel teie käest sellepärast, et meile tundus ta kõige kallim pakkumine, mis meil tehti. Ta tundus kõige kvaliteetsem, kõige normaalsem. No tihtilugu see hind ja kvaliteet ei ole nagu omavahel õigesti suhtes. Et kõige kallim ei pruugi kõige parem olla. No paistab nii, jah. Nii, mis te nüüd arvate, Katrin, selle asja peale? Ma ei oska enam midagi arvata. Mul on närvis. Tahaks teid kuidagi maha rahustada praegu? Jah, me tahaks nagu natukene maha rahustada teid, Katrin. Kas näiteks see võiks aidata, kui mingit lemmiklaulu saaks teile mängida? Mingi ei taha. Kes andis teile selle numbri? Ester. Mul on Estri maha siis. Katrin, asjad ei ole nullud. Ma arvan, et teie katus on täitsa okei ja peab veel... Ma loodan, et ta peab veel aastaid. On kergendustunne, on ju? Muidugi on. Me ei ole üldse mitte Raivo ega Tõnis firmast Hea Katus, edu neilegi oma töös. Me oleme raadiost Elmar, Veiko ja Lauri. Tere! Ma olin nii endast väljas juba, et ma mõtlesin, ma hakkan kedagi lööma. Jube raske oli rääkida meil tuli sükki naer peale vahepeale. Kui nüüd ma tundsin, kui
nüüd ma tundsin hääle järgi ära, siis ma hakkasin, oota midagi on mäda. No loodame, et katusmäda ei ole. Peaasi, et katusmäda ei oleks just. Jah. Selge, Katrin, ma arvan, et pingelangus on üsna suur, vähemalt see on hea. Noh, jah. Me natukene vabandame ka, et me teid tõesti niivõrd närvi ajasime, aga noh, põhjus oli natukene sellisem mõnusam igal juhul. Aga ärge siis Estriga ka väga karm olge. Ei, ma rohkem ei räägi taga. Raadio Elmar.